Kodukoristaja kuvand ja hinnangud, kui nähtamatu töö jääb väärtustamata. Viimasel ajal puutun üha sagedamini kokku olukordadega, kus pean õigustama oma teenuse hinda või seisma oma väärtuste eest. Ma olen kodukoristaja ja ma ei räägi siin lihtsalt tööst, ma räägin oskustööst. Olen sellele ametile pühendanud üle 6 aasta enda elust. Olen ennast arendanud, õppinud, katsetanud, investeerinud ja otsinud lahendusi, et muuta teenus paremaks. Täna koolitan ma ka teisi kodukoristajaid, sest usun, et turul peab olema rohkem kvaliteeti, rohkem teadlikkust, rohkem austust selle töö vastu. See ei ole lihttöö, see on teadlik, läbimõeldud ja pidevalt arenev amet. Ja selle kvaliteedi taga on ka väga reaalsed investeeringud. Olen investeerinud 10 000 eurosid töövahenditesse, seadmetesse, oskustesse ja lahendustesse, et pakkuda oma klientidele parimat võimalikku tulemust. Sellest hoolimata kohtan kliente, kes ei väärtusta seda panust. Teenuse hinna üle kaubeldakse, teenuse väärtust pisendatakse, oodatakse rohkem, aga maksta soovitakse vähem. See ei ole ainult hinna küsimus, see on suhtumise küsimus. Mina ei kauple teise inimese tööväärtuse üle. Kui tellin teenuse, maksan selle eest, sest austan teise inimese aega, oskusi ja panust. Ma ei pisenda kellegi ametit selleks, et saada odavamat hinda. Miks siis tehakse seda kodukoristaja puhul? Kui mind survestatakse oma hinda langetama, juhtub midagi, mida esmapilgul ei märgata. Ma hakkan taanduma ja siis ma väsin. Mitte lihtsalt füüsiliselt, vaid vaimselt. Ma mõistan, et ükskõik kui palju ma panustan, ei nähta seda. Ükskõik kui hästi ma teen, hinnatakse mind ikka hinna järgi. Ja siis ma lõpetan. Ma ei võta enam uusi kliente või lahkun valdkonnast täielikult ja turult kaob järjekordne hea tegija. Miks on häid koristajaid raske leida? See küsimus kõlab tihti, aga vastus on ebamugav. Häid koristajaid ei ole vähe, neid lihtsalt ei hoita. Kui kvaliteeti otsitakse ainult läbi hinna, siis kvaliteet kaobki. Kui oskustööd ei väärtustata, siis oskustöölised lahkuvad. Mina olen valinud teise tee. Ma ei alahinda oma tööd. Ma ei alanda oma hinda selleks, et sobituda ootustega, mis ei arvesta reaalsusega. Ma seisan oma tööväärtuse eest, meie kodukoristajate tööväärtuse eest, sest ma tean, mida see töö tegelikult tähendab. Järgmine kord, kui hind tundub liiga kõrge, tasub hetkeks peatuda ja mõelda, kas see hind peegeldab ainult teenust või peegeldab see ka kogemust, kvaliteeti ja vastutust. Sest lõpuks ei maksta ainult puhtuse eest, makstakse selle eest, et keegi teine võtab vastutuse, et sinu kodu oleks koht, kus on hea olla.